Tere tulemast Unimaki töökotta. Seda höövelpinki tunnete kindlasti eelmisest videost, kuigi te ei pruugi seda kohe ära tunda. See on sellepärast, et tal on täiesti uus värvikiht. Ja ka sellepärast, et ta on teises keskkonnas kui eelmises videos. Ja see on ainult tänu sellele, et tal on uus alusvanker. Meelega ütlen alusvanker, sest need ei ole lihtsalt tavalised rattad, aga selleni jõuame veidi hiljem. Ma lubasin teile esimeses videos, et annan teile mõned näpunäited, kuidas höövelpink võimalikult kaua uueväärsena püsiks. Juba tootja ise soovitab, et hiljemalt 1 kuu jooksul pärast lahtipakkimist teaksite höövelpingi katma mingi kaitsekihiga. Pärast otsekonsultatsiooni firmaga Ramja jõudsin linaseemneõlini. Konkreetsemalt kasutasin ma keedetud linaseemneõli. Ja oluline on höövelpink katta täielikult kõikjal. See tähendab mitte ainult ülemist plaati ja seda, mis on nähtav, vaid ka täielikult, altpoolt, sealhulgas kogu alus. Kui soovite olla põhjalik nagu mina, siis väikese pintsliga ka needavad näiteks puidustapid. See on lisa. Lihtsalt kõike, mis teile pähe tuleb, kõike, mis on puidust. Ja ärge kartke, kui teil on see professionaalne kapp, siis värvige ka seda, sest kuigi see on puitlaastplaadist, on see kaetud ehtsa puiduga, nii et see imab samuti hästi. Tootja soovituste kohaselt ei tohiks te höövelpinki hoida püsivalt ruumides, kus suhteline õhuniiskus on üle 60%. Nii, ja nüüd liigume edasi aluse juurde. Ma arvan, et höövelpingi või mis tahes töölauda kõige olulisem omadus on selle stabiilsus. Ja hetkel, kui panete töölauda ratastele, siis lihtsalt see stabiilsus ei ole kunagi sama, kui see seisab oma jalgadel. Seetõttu tahtsin rattaid, mis lahendavad selle kõik. Ja seal on veel üks nipp. Need rattad saab kinnitada kas otse töölaudadele või sellistele paigaldusplaatidele. Selle eeliseks on see, et neid paigaldusplaate saab osta suvalise arvu. Need ei ole eriti kallid ja neid saab paigaldada mitmele töölaudadele või ka teistele masinatele. Aga rataste komplekti, mis on suhteliselt kallid, saab osta ainult ühe ja siis neid lihtsalt erinevate laudade või masinate vahel vahetada. Ja sellega seondub veel üks asi. Juba eelmises videos märkasid mõned teist, et need tööpingid näevad minu kehaga võrreldes välja üsna väikesed või pigem madalad. Ja nii see oligi, sest nende kõrgus on algselt ainult 85 centimeetrit, mis on minu jaoks tõesti vähe, aga ma saan aru, et kellelegi võib see sobida. Ja kõrge tööpingi lühendamine on suurem probleem kui madala tööpingi kõrgendamine. Noh, ja ma lahendasin selle nii, et tegin jalgadele veel sellised lisatükid. See tööping saavutas mitte ainult minu jaoks vajalikud 95 centimeetrit töökõrgust, vaid võimaldab ka rataste paigaldamist, sest muidu see jalgade konstruktsioon ei sobi ratastega üldse kokku. Nii et ma tapsin tegelikult 2 kärbest ühe hoobiga. Tulge vaadake, kuidas see toimus. Kui ma need lisatükid altpoolt jalgade ristavadele asetasin, siis avastasin, et ühes kohas see ristala ei ole täiesti sirge, see lihtsalt kõigub seal. Nii et ma pidin enne veel võtma suure puusepa höövli. Ja mõlemad liistud 2 korda üle käima, see tähendab, et vähendasin neid umbes millimeetri võrra. Sellega sai see ideaalselt tasandatud. See pind on nüüd täiesti tasane ja need lisatükid istuvad sellel kenasti. Nüüd oli vaja puurida augud nendele ristaladele alusesse. Ma otsustasin lõpuks, et neid niinimetatud lisatükke ei liimi ma püsivalt, vaid kinnitan need sinna massiivsete konstruktsioonitruvidega, mis on 8 korda 100 millimeetrit taldrikpeaga. Töö kiirendamiseks võite kõigepealt kasutada näiteks akutrelli, kuid lõplikuks pingutamiseks soovitan kasutada näiteks narrevõtit. Kinnitusplaadid kruvime alusele. Töö kiirendamiseks kasutasin jälle akutrelli, kuid lõplikuks pingutamiseks kasutasin tavalist kruvikeerajat. Et saada rohkem jõudu, torkasin veel ühe kruvikeeraja käepidemesse nagu kangi ja sellega pingutasin. Ja nüüd jääb üle vaid rataste paigaldamine ja nende funktsionaalsuse kontrollimine. Kõik töötab nii, nagu peab. Suurepärane. Nii et saame aluse koos ratastega põrandale panna. Sellesse alusesse löön 2 10 millimeetrise läbimõõduga tüüblit, mis määravad tööpinna asukoha. See sobis sinna kenasti,
Siis kimmitan selle altpoolt 4 kruviga. Ja, ongi valmis. Suurepärane, lähme seda proovima. Hetkel, kui ratta vabastate, jääb see õhku ja tööping seisab oma jala peal. Kogu raskusega. Seega on see tõesti stabiilne. Ja vastupidi, kui tahate tööpinki uuesti transportida, siis astute sellele kangile. Ja see tõstab tööpinki transpordiasendisse. Tegelikult on selle jala all nii palju ruumi, kui on ratta raadius. Lõpuks lõigatakse kilud õigesse pikkusesse, mis liimitakse nii künka otstesse, et asjad, mis sinna künka sisse jäävad, saaks kergesti välja pühkida. Ja mul on teile veel üks nõuanne, tehke vähemalt üks vändaots lahti võetavaks. See tuli mulle praegu. Üsna kasuks, sest vahetasin kiirkinnituspingi tagasi algse klassikalise vastu, mis mulle lihtsalt rohkem sobib. Seega sain lihtsalt vända lahti võtta ja kasutada seda teises pingis. Igal juhul tean, et kui mul seda vaja läheb, ei pea ma midagi lõikama ega kangutama. Piisab, kui kruvi lahti keerata. Ja vända on saadaval. Kui mul tulevikus veel midagi tööpingi kohta pähe tuleb või ka teil, siis kirjutage see kindlasti kommentaaridesse. Ja ma jagan neid kogemusi teiega hea meelega. Praegu on see kõik raami ja tööpinkide kohta. Loodan, et see aitas teid vähemalt natuke. Kõikide toodete lingid leiate nagu tavaliselt video all kirjelduses. Aitäh, et vaatasite! Olge tublid ja varsti näeme Unimaxi töökojas.